nii, see tükk räägib 3 õe sisemaailmast, tulevikust, minevikust, olevikust. Jah, midagi sellist huvitavat. Mitte 3. Ma ei teadnud. Ärge rääkige nii. Jutustage kiiresti. Jutustage veel kord. Ärge rääkige sellest, mitu võib kuulamus olla. Me ei tea kunagi, kui paljud asjad tegelikult elavad ja näevad ja kuulevad. Tulge tagasi oma unenäo juurde. Merimees. Millest Merimees unistas? Kõigepealt lõi ta maastikud, siis lõi linnad, siis tänavad ja kõik tänavad. Ükshaaval raidudes nad välja oma hingest. Tänav tänava järel, linnajagu linnajao järel, kuni kai müürideni, millest ta seejärel lõi sadama. Kõige raskem on selle tüki juures võib-olla selline liikumine, mis mul pole väga selge, et mõte juba vaikselt liigub Varro-Neilise kohta. Loodan nii. See tükk räägib ühe õe unistusest ja kuidas teised sellele vastavad ja mida nemad tunnevad ja mida see unistus siis ka neile toob. Ja kas ma seda ütlesin, et kuidas nad sellest aru saavad? Kõige raskem selle tüki juures on nagu pihta saada sellele sisule ja mõttele, et siis tuleb iseenesest kõik muu ka. Enam-vähem on juba nüüd aru saada, mis nad seal mõtlevad. Minu jaoks see räägibki sellest unenäost ja siis mis see kaas toob nende mõttemaailma, mis nad sellest arvavad ja mis nad üldse arvavad surmast ja kõigest värgist. Kõige raskem selle tüki juures on võib-olla see, et kuidas sa sellest tekstist aru saad, et sa seda liiga näitlema ei hakkaks, vaid lihtsalt esitaksid seda. Ja ka see, et rahvas sellest aru saaks, et see, kes seda vaatab, et sa pead oskama seda edasi anda.